Ma armastan sind. Kaks päeva tagasi allkirjastas Vladimir Putin seaduse, mis lubab Vene valitsusel konfiskeerida iga kodaniku vara, kes kritiseerib sõda. Ja siis eile kasutas ta sarnast võimu, et konfiskeerida $7 miljardit, mitte rublasid, vaid dollareid, ühelt omaenda miljardärilt. See oli suurim natsionaliseerimine Venemaa ajaloos. Põhjus, miks Putin pidi midagi nii drastilist tegema, on tegelikult kogu tema enda riigis silmaga nähtav. Moskvas jagatakse bensiini normi alusel. Krimmis on sõna otseses mõttes elektrikatkestus. Ja tead mis veel? Tema enda naftatootmine on langenud 6 kuud järjest. Olukord on muutumas nii halvaks, et Vene parlamendi liikmed nimetavad nüüd avalikult Vene eliiti kogu selle probleemi põhjustajaks. Selles videos tahan ma sulle selgitada, mis tegelikult praegu Venemaal toimub. Linnad muudavad ööpäevaks rafineerimistehaste tulekahjude tõttu ja teised linnad muudavad öö sõna otseses mõttes püsivaks pimeduseks elektrikatkestuste tõttu. Veokijuhid, kes toimetavad varustust rindele, saavad käsu oma koormad maha jätta ja kraavidesse hüpata, et oma elu päästa. Moskvas saavad autojuhid inimese kohta vaid 5 gallonit bensiini. Ja nagu me just rääkisime, seisavad Vene riigiduuma liikmed nüüd Putini vastu ja juhivad tähelepanu tema silmakirjalikkusele. Selle video lõpuks mõistad, miks $7 miljardi konfiskeerimine on vaid märk sellest, mis Venemaad ees ootab. Alustame sellest Venemaa osast, mis on praegu sõna otseses mõttes pimeduses. Sest samal ajal, kui Putin korraldas oma majandusfoorumit Peterburis, istus terve piirkond tema niinimetatud riigis pimeduses ja ootas, et tuled tagasi tuleksid. See on Simferopol. See on suurim linn Krimmi lõunaosas ja eelmisel nädalal tabas Ukraina droonirünnak linna peamist soojuselektrijaama. Tulemuseks on see, mida sa praegu näed. Pikad elektrikatkestused üle kogu linna. Sa võid tegelikult näha hetke, mil jaam pihta sai. Vaata. See eresähvatus on soojuselektrijaam leekidesse lahvatamas. Ja järgmisel hommikul oli näha, et suits tõusis ikka veel taevasse. See põles tunde, võib-olla isegi mitu päeva. See ei olnud üksik rünnak. See oli kestev rünnak, mis põhjustas mitmeid plahvatusi üle kogu linna ja selle lähiümbruses. Ka lähedal asuvas linnas asuv sõjaväe lennuväli sai pihta. Ja me jõuame ka teistesse Venemaa piirkondadesse, mis said selles samas rünnakus pihta. Aga praegu tahan ma tõesti selgitada, kui halvaks olukord Krimmis tegelikult muutub. Pea meeles, see on see hind, mille eest Putin annekteeris Krimmi 2014 aastal, et päästa oma poliitiline karjäär. Ja nüüd vajub poolsaar aeglaselt pimedusse. Nagu me rääkisime oma eelmises videos, on Krimmis bensiinijaamad tühjaks saamas ja nüüd levib see probleem ka Venemaale. Tegelikult tuli just täna hommikul uudis, et 2 Venemaa suurimat linna, Moskva ja Peterburi, kogevad samu probleeme. Vaata seda raportit. Selle järgi on Moskva, Peterburi ja Kazan kõik sel nädalal kehtestanud bensiinipiirangud. Juhtidel lubatakse nüüd tankida ainult kuni 20 liitrit. See on umbes 5 gallonit, natuke rohkemgi. Ja see on tegelikult hullumeelne, kui sellele mõelda, sest Venemaal on kogu planeedi teised suurimad tõestatud naftavarud, võib-olla teised või kolmandad suurimad. Nii et neil on selgelt palju naftat. Aga kahjuks ei saa Venemaa Ukraina kaugmaa sanktsioonide ehk Ukraina droonide tõttu naftat toota. Ja sellepärast kannatavad isegi Vene kodanikud, mitte ainult Vene valitsuse eelarve. Ma ei saa üle hinnata, kui suur šokk see on tavalistele venelastele, kes pole kunagi varem midagi sellist kogenud. Tegelikult on meil Moskvas inimesi, kes vlogivad seda olukorda, sest nad ei suutnud uskuda, et see on tõeline uudis. Nii et nad lähevad bensiinijaamadesse, et ise järele uurida, kas seal on piirang. Vaadake ise. Tere sõbrad! Tere kõigile! Siin on Peterburi. Sõber kirjutas, et nüüd on meil bensiinipiirang. 20 liitrit auto kohta. Nii et ma just tulin Tatnefti tanklasse, et kontrollida, kas see on tõesti nii. Terry! Täna saab ainult ette maksta. Kõigepealt kassa juurde, siis tangid. Ja kogus on maksimaalselt 20 liitrit, jah? Kõik on arusaadav. Näete siis, sõbrad, lõpuks on see 20 liitrit. Kahjuks. See on sellepärast, et Venemaa naftatoodang on nüüdseks juba 6 kuud järjest langenud ja seda hoolimata sellest, et nafta hind on veidi kõrgem kui enne Iraani sõda. Nii et võiks arvata, et Venemaal on suurem stiimul tootmist suurendada, et nad saaksid naftat avaturul müüa igale riigile, kes seda vajab, ja nad saaksid oma eelarve puudujäägi tasa teha. Aga nad üritavad seda muide teha, kuid nad ei saa seda füüsiliselt, sõna otseses mõttes Ukraina rünnakute tõttu. Ukraina on tabanud Venemaa ladusid. Ukraina on tabanud Venemaa naftatankereid ja Ukraina on tabanud Venemaa rafineerimistehaseid. Ja selle tõttu, kuigi Venemaa tahab rohkem toota, ei saa nad tegelikult rohkem toota. Ja see tekitab nüüd probleeme riigisiseselt.
Sest see on samuti oluline osa sellest. Venemaa seab alati kodumaise varustatuse esikohale ja alles ülejääk eksporditakse välja. Seetõttu oleme viimase 3 aasta jooksul regulaarselt näinud, kuidas Vene valitsus kehtestab piiranguid ja ekspordikontrolle teatud tüüpi bensiini suhtes, sest nad tahavad esmalt teenindada kodumaist turgu, enne kui see nafta jõuab rahvusvahelisele turule, kus nad saavad kasumit teenida. Aga nüüd, kuna tootmine on nii kaua langenud, on isegi kodumaine varustatus häiritud. Nüüd, nagu me varem oleme käsitlenud, ei sihi Ukraina ainult Vene rafineerimistehaseid. Nad sihivad nüüd ka Vene logistikat. Põhimõtteliselt kolonne ja veokeid, mis varustavad Vene piirkondi, okupeeritud Vene piirkondi ja Vene vägesid rindel. See on operatsioon logistikablokaad ja meil on tegelikult klipp sellest, kuidas see tegelikult toimub. See on tõeliselt hirmutav. Vaadake ise. See, mida te praegu näete, on Vene varustusmaantee. See on selline tee, mida mööda liiguvad kütusekolonnid ja laskemoona autod rindele ja teistesse piirkondadesse. Ja see droon taevas, see on Ukraina luuredroon, mis otsib sihtmärke. Selliseid rünnakuid toimub iga paari minuti tagant erinevatel maanteedel. Pole vahet, kas on päev või öö. See tähendab, et kogu Venemaa tarneahelat jälitatakse reaalajas. Ja Kreml on nüüd avalikult tunnistanud, et nad ei saa tegelikult midagi selle peatamiseks teha. Me teame seda, sest nüüd avaldab Vene meedia veokijuhtidele juhendid, mida nad peavad tegema, kui nad näevad sellist drooni. Vaadake ise. Vene riigimeedia sõnul on juhised siin üsna lihtsad. Kui näed drooni, ära proovi vastu hakata. Ära kutsu abi, ära jää oma veokisse. Lihtsalt pargi veok tee äärde, hüppa välja ja jookse kraavi peitu. Kreml ütleb sisuliselt, et ukrainlased sihivad veokeid. Ja päeva lõpuks oled sa ise oma elu eest vastutav, seega peaksid selle esikohale seadma. Sellepärast öeldaksegi juhtidele, et niipea kui näed drooni, jäta veok sinna paika ja peitu, päästa end. See on minu jaoks isiklikult veidi üllatav, sest arvestades, kui palju kaotusi Venemaa on kandnud, võiks arvata, et Venemaa ei hooli oma kodanike eludest. Aga teisest küljest, see info tuleb sõjablogijatelt ja taolistelt inimestelt. Olen kindel, et nemad hoolivad teiste kodanike eludest. See on Putin, keda see ei huvita. Ja sellepärast ei hooli Putin tegelikult sellest, kui palju inimesi rindel sureb. Aga igatahes see kõik viib meid peamise probleemini, millega Venemaa on viimastel nädalatel silmitsi seisnud. Ja see on Krimmi ümber järjest tugevnev haare, mis muutub iga päevaga aina tihedamaks. Krimmil on mitu erinevat kitsaskohta, mida Ukraina saab sihtida ja see avaldab suurt mõju sellele, kui palju varustust saab Krimmi viia. Vaata seda kaarti. Mandriosa Venemaa poolt okupeeritud territooriumi ja Krimmi vahel on täpselt 3 ühenduspunkti. Muidugi, ei, mitte Krimm. Nüüd, me juba rääkisime kuulsast Kertši sillast, mis on endiselt alles, aga need on need 3 punkti, mis ühendavad maismaa silda. Ja Ukraina on kõiki neid 3 silda väga regulaarselt sihikule võtnud. Kahovka silda on juba 2 korda tabatud. Sellest rääkisime ka oma eelmises videos. Sild ei ole hävitatud, kuid see on nii tõsiselt kahjustatud, et kuni remonditööd pole tehtud, on sild suletud. Nii et keegi ei saa seda tegelikult kasutada, mis on Ukraina jaoks positiivne. Ja siis on meil veel üks sild, mis on samuti kahjustatud. Ja selle tõttu on see suletud, kuid kahjustused ei ole nii ulatuslikud kui Kahovka sillal. Ja 3. sild on saanud kahjustada. Selle tõttu on liiklus piiratud. Kuigi seda kasutatakse, ei ole see enam samal tasemel nagu varem, mis on probleem, arvestades, et liiklus ülejäänud 2 sillalt on juba peatunud. Nüüd põhjus, miks see muutub pikaajaliseks probleemiks, on see, et Ukraina sihib silda pidevalt kohe, kui Venemaa selle ära parandab. Ja kuna Ukraina sihib ka õhutõrjesüsteeme, mida Venemaal on üle kogu riigi, hakkavad Venemaal võimalused Ukraina droonide peatamiseks otsa saama. Ja samal ajal kasvab Ukraina droonide tootmine väga kiiresti. Sellest räägin video lõpus, sest on väga huvitav, kui kiiresti see toimub. See kasvab kiiremini kui mõned tehisintellekti ettevõtted siin Ameerika Ühendriikides, mis kasvavad samuti päris hästi. Nüüd, igatahes, tulles tagasi Krimmi juurde. Mõni päev tagasi rääkisime sellest, kuidas paljud luksuslikud Vene hotellid Krimmis pakkusid sellist pakkumist. Nimelt, kui sa ostad sellelt hotellilt puhkusereisi paketi, saad lisakütust, et saaksid pärast puhkust tagasi Venemaale sõita. Ja põhjus, miks nad seda pakkusid, oli see, et tanklad olid tühjaks saamas. Inimesed kartsid Krimmi minna, sest teadsid, et neil on hiljem raskem tagasi sõita. Nii et nad pakkusid kütust lausa luksusliku lisana. Aga tead mis? Sellest hoolimata tundub, et olukord on jätkuvalt halvenenud. Ja nüüd räägivad Vene blogijad või reisiblogijad sellest, kuidas Krimm ei pruugi praegu olla parim koht puhkamiseks. Kuulake. Kas Krimmi kuurordihooaeg tuleks tühistada? See peab nii olema. Siis ei pea me hiljem paanikas ringi jooksma. Siis ei pea me paluma läbirääkimisi ega vedama rahvusvahelistest humanitaarorganisatsioonidest lohesaasta, et päästa sinna lõksu jäänud inimesi. Sõjatsooni lõksu jäänud inimesi. Krimmi sattumine sel suvel tähendab lõksu sattumist.
nüüd, nagu sellest veel vähe oleks, ütleb Kremlit esindav pressiesindaja avalikult, et hei, meil on küll mõned probleemid, aga ärge muretsege. Oleme palunud abi sõbralikelt riikidelt. Nüüd vaatame selle nimekirja üle. Riikide nimekirja, kellelt Venemaa on abi palunud, kuid kuulake siiski seda avaldust. Armulis, kõige halastavama nimel. Kiievi režiimi pidevate terrorirünnakute tõttu meie piirkondades on Välisministeerium pöördunud mitmete sõbralike riikide poole, et nad annaksid kütust humanitaarvajadusteks. Loodame mõistmisele ja abikäele, mida ka meie alati oma sõpradele ulatame. Täname oma sõpru. Olgem nüüd realistid. Nimekirjas on tõenäoliselt Hiina, Põhja-Korea, võib-olla Iraan. Ma ei usu, et ükski neist riikidest saab tegelikult Venemaad selles olukorras aidata, sest vaatame neid ükshaaval. Hiina ostab juba praegu vähem naftat kui varem, kuna Iraani sõda mõjutab seda. Nad ei saa enam regulaarset varustust, millele nad Hormuzi väinast lootsid. Ma kahtlen, et Hiinal on üleliigset naftavarustust, mida nad saaksid Venemaale suunata. Nüüd, Iraanil on sarnased probleemid. USA blokaadi tõttu ei saa nad sisuliselt rohkem naftat eksportida. Ma kahtlen, et nad suudavad selles olukorras Venemaad aidata. Ja loomulikult on meil siis Põhja-Korea. See riik ei tooda midagi peale relvade. Kuidas nad saavad Venemaad naftaga aidata? Nii et mulle tundub, et kuigi nad ütlevad, et paluvad abi sõbralikelt riikidelt, siis ma ei usu, et see abi niipea tuleb. Nüüd, kogu selle tõttu näeme Venemaal midagi, mida me pole umbes 30 aastat näinud. Me näeme, kuidas üks Vene riigiduuma liige kritiseerib avalikult Kremlit nende läbikukkumiste eest, mida see põhjustab. See on pikk avaldus, kuid väga oluline. See tundub selle sõja jaoks murrangulise hetkena. Seega tahan teile kogu selle avalduse ette lugeda. Enne seda väike meeldetuletus, vajutada allpool olevat tellimisnuppu. See aitab meil tõesti viia selle video üha rohkemate inimesteni. Aga nüüd vaatame seda avaldust. See pärineb Vene kommunistist parlamendiliikmelt Mihhailovitš Markovilt ja ta ütleb: head kaasmaalased, Ukraina üksuste jätkuvate rünnakute taustal meie linnadele korraldasid võimud hiljuti Peterburi rahvusvahelise foorumi. Foorumi avamispäeval rünnati Peterburi naftaterminali, mis on üks suurimaid Läänemere ääres. Siiski ei peetud neid argumente, mis varem viisid 9. mai võidupüha paraadi ärajätmiseni, piisavaks selle foorumi ärajätmiseks. Tundub, et selliste ürituste peamine eesmärk on näidata illusoorset heaolu, mille taga pole näha reaalseid saavutusi peale eliidi isikliku rikastumise. Viimase aasta jooksul on Venemaal koostatud arvukalt arenguprogramme ja strateegiaid kõigis majandussektorites. Kuid praktiliselt ühtegi neist pole ellu viidud. Need on jäänud vaid paberile ja rahvusvahelistest advokaadibüroodest tehtud deklaratsioonideks. Tegelikult tegutsemise asemel seisame jätkuvalt silmitsi uute keeldude, piirangute ja kasvava finantskoormusega. Muide, finantskoormusest räägime kohe varsti, sest Venemaal allkirjastatavad uued seadused on tõesti hullumeelsed. Tõesti hullumeelsed. Sa ei kujuta ette. See on sisuliselt Nõukogude Liit 2.0. Aga lähme siiski edasi. See mees selgitab põhimõtteliselt, et tavaliste venelaste kulud kasvavad. Inflatsioon on kontrolli alt väljas. Samas saavad rikkad inimesed aina rikkamaks. Samal ajal pole valitsusametnike ja nendega seotud eliiditaskud sugugi tühjad. Forbesi 2026 aasta andmete kohaselt ulatus Vene miljardäride arv rekordilise 155 inimeseni ning nende kogurikkus oli peaaegu $700 miljardit. See on 1,5 korda suurem kui föderaaleelarve. Mitmed $1 vargused, ametnike arreteerimised kõigil tasanditel ja vara konfiskeerimine väärtusega 1 triljon rubla aastas. See on tegelik pilt. See muidugi pärandati suures osas 90-ndatest, kui riigis toimus riigivara ulatuslik rüüstamine. Mida teeks välisvaenlane, kui ta vallutaks Venemaa? Nad võtaksid ressursid, rüüstaksid tööstust, tõstaksid järsult makse ja ehitaksid endale häärberid. Kuid mingit sissetungi ei toimunud. Võimud saavutasid selle ise ja veelgi tõhusamalt kui ükski agressor. 35 aasta jooksul pole läbi viidud ühtegi edukat reformi, samal ajal kui oligarhid jätkavad paljunemist ja rikastumist. See on juba erisõjalise operatsiooni 5. aasta. Nüüd, taas, nagu ma varem ütlesin, ei ole see Venemaal tavaline nähtus. Eriti, et parlamendiliige sellisele kirjale alla kirjutab ja ütleb seda avalikult. See ei olnud nagu lekkinud privaatne vestlus, mida me nägime sõja alguses. See on inimene, kes avalikult selle välja ütleb, sihtides otse Kremlit. Ja arvake, mida Kreml selle ajal tegi, kui parlamendiliige sisuliselt ütles: kuulge, tundub, et valitsus varastab rahvalt. Vladimir Putin allkirjastas uut seadust, mis sisuliselt muudab seaduslikuks selle, et valitsusametnikud võivad konfiskeerida kõik, mida nad tahavad inimeselt, kes kritiseerib režiimi.
ja juba järgmisel päeval kasutatakse seda seadust, päev pärast selle allkirjastamist. Sel nädalal konfiskeeris Venemaa 1 miljardärilt $7 miljardit eravara. See on suurim natsionaliseerimine Venemaa ajaloos. Ametlik põhjus selle konfiskeerimise taga, ilmselt oli see miljardär Putini jaoks liiga korrumpeerunud. Kuid tegelikult on see tõenäoliselt sellepärast, et ta oli sõja vastu. Nüüd on ta vanglas ning tema ettevõtted, pangakontod ja kinnisvara on kõik riigi kontrolli all. 7. Ja ma tahan täpsustada, sest mulle tundub, et iga kord, kui me räägime välisriigist, tekib segadust. See on $7 miljardit, mitte 7 miljardit rubla. Nii et rublades on see tõenäoliselt sadu miljardeid rublasid, mille Putin võtab üle lihtsalt ühe allkirjaga. Ja see on midagi, mis siin läänes tegelikult ei juhtu. Tegelikult vaadake seda raportit. 2 päeva enne seda konfiskeerimist, mis toimus 10. juunil, kirjutas Putin alla uuele seadusele, mis annab talle või tema valitsusele õiguse konfiskeerida vara kõigilt, kes kritiseerivad režiimi. See ei ole isegi sõjaga seotud. Igaüks, kes ütleb, kuule Putin, sa ei juhi seda riiki hästi. Arva ära, mis juhtub. Sa oled nüüd pankrotis. Ja see hõlmab ka sotsiaalmeediapostitusi, kõike sellist. Aga me juba teadsime, et sõnavabadus ei ole Venemaal just parim. Aga ma tahan tõesti keskenduda sellele konfiskeerimise osale, sest see on miski, mida paljud ameeriklased unustavad. Eriti praegu, kui me nägime, et paljud suured majandusmõtlejad nagu Candace Owens ja Andrew Tate läksid Venemaale ja kiitsid Vene majandust. Seega ma tõesti tahan rõhutada, kui tugev on eraomandi õigus Venemaal. Nagu te teate, siis aastaid enne seda sissetungi 2022 aastal hoidsid Vene oligarhid miljardeid dollareid, võib-olla isegi $100 miljardeid eravara siin Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Neil olid mõisad, neil olid jahid, neil olid korterid, kõik, mida võite ette kujutada. See oli hullumeelne rahasumma, mida tavalised inimesed ei suuda ette kujutada. Kui sissetung toimus, külmutati peaaegu kogu see raha. Kuid valdav osa rahast ei ole siiani konfiskeeritud, sest USA valitsus lihtsalt ei saa seda teha. USA kohtud ei luba valitsusel lihtsalt eraomandit üle võtta. On väga spetsiifilised olukorrad, kus valitsus saab sinu pangakontole ligi pääseda ja sinu raha võtta. Nad peavad avalikus kohtus tõestama, et pangakontol olev raha, eraomand või muu selline on seotud kuriteoga. Nad peavad selle raha kuriteoga siduma ja siis on neil õigus vara sisuliselt konfiskeerida ning nad võivad sellega teha, mida iganes soovivad. See tähendab, et kuigi miljardid dollarid oligarhide varast on läänes, ka siin Ameerika Ühendriikides külmutatud, seisab see raha ikkagi lihtsalt paigal. See ei ole valitsuse raha. See on endiselt teiste inimeste raha, mida nad ei saa külmutamise tõttu kasutada, kuid seda ei ole konfiskeeritud. Ja see ei räägi veel isegi Vene rahast, ametlikust Vene rahast, riigi rahast, mis seisab Euroopa kontodel umbes $300 miljardit. Isegi seda ei saa Euroopa riigid tegelikult konfiskeerida. Nad üritavad leida seaduslikku viisi selle raha võtmiseks, kuid nad ei ole seda raha siiani võtnud. See on tehniliselt endiselt Vene raha, mida Venemaa ise puudutada ei saa. Ja sellelt rahalt teenitav intress läheb Ukrainale, et nad saaksid edasi võidelda. Aga see on ikkagi Vene raha. Ja siis võrdle seda Venemaaga, kus ühe allkirjaga ja nüüd, kui sa kritiseerid valitsust, kaotad sa kõik, mille nimel oled terve elu töötanud või säästnud. Ükskõik, mida sa tegid. Ja neil polnud tegelikult vaja midagi tõestada. Pole kohtuid ega õiglasi kohtuprotsesse, kus saaksid end kaitsta või midagi sellist. Sa lihtsalt kaotad kõik üleöö. Ja see ongi suur põhjus, miks Venemaa majandus, kuigi numbrid näitavad, et see võib kasvada, tegelikult ei kasva. See kasvab tänu sõjalistele kulutustele. Samal ajal kasvavad paljud lääne majandused. On probleeme. Probleemid tuleb lahendada. Aga isegi Vene oligarhide jaoks on palju turvalisem hoida oma raha siin kui Venemaal, mis on hullumeelne. Aga igatahes, ma kaldun teemast kõrvale. Tuleme tagasi põhiteema juurde. Samas, kui see kõik toimus, juhtus veel midagi, mis rindel pole tegelikult sugugi ebatavaline. Pomeranski lähedal tabati Vene kütuse- ja laskemoona veokid, mis ületasid silla Krimmi poole ja arvake ära, mis juhtus. Nad hävitati niimoodi. Umbes 50 veokit ühes kolonnis ja Ukraina väed tabasid neid ning tegid oma töö ära. Nüüd kahjuks see pilt käib mulle silma ja ma tahtsin seda teile sissejuhatuses näidata. Aga tundub, et see lugu on päris. 50 veokit hävitati. Aga see pilt ei ole tehisintellekti loodud, vaid see on pilt mingist mängust nimega Arma. Näeb väga lahe välja, aga kahjuks pole see päris pilt. Kuid siiski näeb see päris äge välja. Nüüd, põhjus, miks Ukraina on suutnud seda teha, on muidugi droonid. Ja nende droonide tootmine toimub sellise kiirusega, millest on raske aru saada isegi minul. Ja ma püüan sellega iga päev kursis olla. Vaata seda raportit. Ukraina ülemjuhataja sõnul kasvas Ukraina droonide tootmine 6-kuusse 12%, peaaegu 13%. See pole isegi aastane võrdlus, see on võrreldes eelmise kuuga. Ukraina toodab nüüd 13% rohkem droone ja juba eelmisel kuul toodeti meeletus koguses droone.
Kui see tempo jätkub, mis tõenäoliselt ei juhtu, aga kui jätkub, siis Ukraina kahekordistab oma tootmist iga 5-6 kuuga, mis on hullumeelne. See on midagi, millega Venemaa ei suuda sammu pidada, isegi Hiina abiga. Nüüd jõuamegi selleni, kuidas Ukraina droonipiloodid sellega hakkama saavad. Ja nad kasutavad tehisintellekti väga hästi ära. See ongi see lugu, mida kajastame siin ainult oma YouTube'i liikmetele. Ja loomulikult ka meie Basics Insider liikmetele. Nii et kui oled keegi, kes tahab eksklusiivseid lugusid näha ja kanalit toetada, saad liikmeks hakata kohe praegu, vajutades allaolevale liitumisnupule või minnes lehele basicsinsider.com. Sinu toetus võimaldab meil jätkata sisu loomist ja just sellepärast hakkamegi avaldama palju rohkem eksklusiivset sisu ainult liikmetele. Kui see sind huvitab, siis liitu kindlasti juba täna.